ja meie järgmine teema, millest me hakkame rääkima, on tark töö ja tark töö digitaalses maailmas ja tark töö täiesti naturaalses maailmas ja selleks me oleme palunud stuudiosse ja mul on väga hea meel, et sa oled oma aega oodanud ja olid nõus meiega oma mõtteid jagama. Tere, Sirja! Tere! Sinul ka pilt on, hääl on. Et Sirja, sina esindad sellist organisatsiooni nagu Targa Tööühing, et niimoodi lühidalt kohe ja kokkuvõtlikult, et milleks selle targa töö jaoks üldse ühingut vaja on? No mina liitusin selle ühinguga 2 aastat tagasi ja suur oli minu üllatus, et Targa Tööühing on toimetanud Eestis juba tegelikult üle 15 aasta. Enne seda siis kaugtööühingu nime all ja nagu see ühingu nimi siis viitabki, et siis peamine tegevus või missioon või visioon, mis meie ühingul on siis inspireerida ja toetada Eesti ühelt poolt siis organisatsioone, ettevõtteid ja teiselt poolt siis töötajaid tegemaks rohkem sellist paindlikku tööd, kaugtööd ja leidmaks siis läbi selle sellist paremat töö- ja pereelu tasakaalu. Terje, ma annaksin sulle nii-öelda juhtotsa vahelduseks üle ja puhkaksin oma suud. Mis sa arvad? Ja hea meelega võtan vastu selle otsa. Tere ka minu poolt, Sirja, ja igal juhul hea meel on sinuga täna siin vestelda. Rain juba küsis, et millega Targa Tööühing tegeleb. Ma topelt enam ei küsi, küll aga tahaksin küsida natukene selle kohta, mis te viimasel ajal teinud olete ja ma tean, et on olnud üks selline põnev rahvusvaheline uuring, mis Euroopa Komisjoni toel läbi sai viidud ja see puudutas just sellist eriti viimastel aastatel teravalt siis lauale tulnud teemat, et kuidas sellistes virtuaalselt töötamisel ja hübriidmeeskondades hakkama saada. Kas sa natukene avad selle uuringu mõtet ja eesmärki ja mis need peamised siis ka tulemused sealt esile kerkisid? Jaa, absoluutselt, et tõesti meil selline tore võimalus oli, et me ühes Euroopa projektis siis osalesime ja siis läbi viisime sellise uuringu, kus me siis erinevates riikides intervjueerisime inimesi. No nii, tere! No see on tõesti üks väljakutseid, tehnoloogiline pool, mida kindlasti kõik need inimesed, kes virtuaalselt koostööd teevad, kindlasti kogevad oma igapäevatöös, et ma nüüd täpselt ei tea, kuhu mu sõnajärg jäi, aga tegelikult tahtsingi välja tuua seda, et tõesti meil see võimalus oli sellises põnevas uuringus osaleda ja mida me selle uuringu raames siis tegime, oligi see, et me kaardistasime intervjuude läbi siis peamised sellised väljakutsed ja takistused, mida siis töötajad ja ka juhid, kes virtuaalseid meeskondi või hübriidmeeskondi juhivad, kogevad ja siis läbi selle siis kaardistasime ka sellised peamised isikuomadused, hoiakud, väärtused, oskused ja teadmised, mis siis aitavad inimestel neid väljakutseid ületada. Mis need võib-olla sellised peamised väljakutsed siis on, mida sa tahaksid praegu esile tuua? No tegelikult on niimoodi, et kui me vaatame üldse laiemalt, siis väga suur väljakutse ongi see, et meie töömaailm on muutumas. Et sellest on siin ju ka täna tegelikult räägitud ja erinevad prognoosid ja erinevad sellised uuringud viitavad sellele, et isegi 15–20% meie töödest, mida me täna teame, muutuvad ja isegi kuni 10% tuleb uusi töökohti juurde. Ja see tähendab seda, et tegelikult inimesed peavadki valmis olema pidevalt muutustega toime tulema. On see siis muutused, ootused tööülesannete osas või siis lihtsalt sellele, et kuidas me täna tööd teeme. Ja peamised sellised väljakutsed, kui me räägime nüüd sellisest tööst, kus inimesed töötavad siis virtuaalselt, ongi siis üks on selline kindlasti kommunikatsiooni pool, et kuidas me üksteisele edastame infot niiviisi, et see info jõuab teisele poolele selliselt, nagu me seda soovisime. Et teine pool saab sellest samamoodi aru.
ja millises keskkonnas, milliste kanalite abil me seda infot vahetame, et ei tekiks sellist informatsiooni üleküllust, mis kipub tekkima. Ja loomulikult siis ka koostöö pool, et kuidas me sujuvalt koostööd teeme, kuidas me teada saame, mis on kellegi roll, peamised ülesanded, kui kaugel ta oma tööga on, et kõik see pool kuni selleni, et täna me peame olema valmis teisi inimesi usaldama ja neid tundma õppima läbi virtuaalse kanali. Tihtipeale nii, et me ei näegi neid üldse silmast silma, et see eeldab meilt hoopis teistsugust hoiakut, et me oleme valmis usaldama inimesi ilma neid nii-öelda päriselus kohtamata. Loomulikult, mis on tehnoloogia, ei saa sellest üle ega ümber, et sellest on ka täna tegelikult palju juttu olnud ja tehnoloogilised pädevused on tegelikult sellised võtmepädevused, mida erinevad uuringud ka välja toovad, mis on vajalikud selleks, et inimesed kohaneksid selles muutustega töömaailmas. Ja loomulikult ka enesejuhtimisoskus, et sellest on siin esimese 2 tunni jooksul tegelikult palju juttu olnud ja just selles võtmes, selles paindliku töö võtmes, olgu see siis paindlikkus sellel kujul, et ma võtan tööampse ja käin erinevates kohtades tööl või paindlikkus sellel kujul, et ma töötan ühes ja samas ettevõttes samas rollis, aga ma saan näiteks ise valida tööaega ja töökohta, töötan virtuaalses meeskonnas, et seal inimestele langeb oluliselt suurem vastutus iseenda eest nii-öelda hoolt kanda, märgata, nagu siin eelnevalt jutuks oli, märgata, kui suur on mu töökoormus, äkki see on liiga suur, kas ma peaksin rohkem puhkama, et kõik sellised asjad, et millega võib-olla siis varasemalt inimesed nii palju ei pidanud kokku puutuma, sest organisatsioonid, juhid justkui nagu juhtisid neid nende enda eest. Ja tegelikult see läheb väga palju kokku sellega, mis siin räägiti ka selle minu elukutse teema vaates, ehk et peab olema inimestel järjest enam sellist valmisolekut, võtta iseenda eest vastutust, mõelda pikemalt ette, vaadata, kuhu ma välja tahan jõuda ja siis ka julgust teha neid samme. Ja täpselt samamoodi on ka selles virtuaalses töös, et sa pead nagu iseenda eest vastutama ja tegema ise neid õigeid samme, olgu see siis selles suunas, et töökoormust suurendada, kui see on vajalik, või selles suunas, et töökoormust vähendada, võtta puhkusi, et see on kõik sinu enda nii-öelda vastutus nüüd ja sa pead ise märkama, et see kõik hakkab nagu teadlikkusest pihta, et sa pead ise kõigepealt nagu märkama, et kuidas see olukord täna on. Ja muidugi juhtidele ka, et selline uutmoodi töömaailm esitab uutmoodi väljakutseid ja mida me tegelikult näeme, mis tuli ka välja ühest uuringust, kus me ka osalesime, Tööandjate Keskliidu poolt tellitud uuring, et väga paljud organisatsioonid ja juhid on täna nagu tegelikult sellega natukene, ütleme niimoodi, neil on nagu keeruline see, et inimesed saavad töötada erinevates organisatsioonides, erinevates projektides korraga, nad saavad võtta tööampse ja see keerukus on siis see, et kuidas ma neid inimesi nüüd hoian motiveerituna, kaasatuna just selles projektis, meie organisatsioonis, et ta aitaks meil ellu viia siis neid eesmärke, mida meie oleme oma organisatsioonis seadnud. Ja see on jällegi nagu täiesti uutmoodi juhtimispädevusi nõuab ja eeldab järjest enam sellist nii-öelda vana kooli bossiliku juhtimisstiili nii-öelda kõrvalejätmist ja sellist uut lähenemist, kus sa tegelikult kaasad järjest enam töötajaid erinevatesse protsessidesse, alustades sellest, et läbi arutada, mis on need pikaajalised eesmärgid, kuhu võiks jõuda organisatsioonis, meeskonnas ja siis juba inimesega, et inimene ise aitaks sõnastada, mis on need lühemaajalised eesmärgid ja ka mõõdikud, et siis need inimesed, kes on saanud ise kaasa rääkida, suurema tõenäosusega ka on rohkem hiljem nii-öelda panustavad, rohkem seotud nende eesmärkidega. Et päris palju asju sellest uuringust välja tuli ja me siis nii-öelda kaardistasime ja panime selle kõik kokku üheks mudeliks siis, mis on meie ehk siis Targa Tööühingu kodulehel täna siis saadaval. Ja muide, täna hakkasin just siin mõtlema, et soovides üles kutsuda inimesi meie kodulehele minema ja seda uuringut vaatama ja alla laadima, et see on tegelikult täna ainult inglise keeles. Ehk et tegelikult, kui me räägime pädevustest ja võib-olla siin ka sellest ühiskonna killustumisest mingil määral, kus osadel töötajatel on digipädevused paremad kui teistel, siis meil ilmselt on ka keelebarjäärid tekkimas. Ehk et me tegelikult peame ka oma ühingus selle uuringu eesti keelde tõlkima, et see oleks rohkemate inimesteni kättesaadav.
äkki te pakute läbi GoWorkabiti ühe tööampsu välja ja mõned meie ampsajad saavad tulla seda tõlget pakkuma. Absoluutselt, väga hea mõte. Aga sa mainisid enne, et sellised suured väljakutsed virtuaaltöö puhul on ikkagi eesmärgid, rollide nii-öelda paikapanek ja rolliselgus, kommunikatsioon. Kui ma seda kuulasin, siis ma mõtlesin, et aga tegelikult ka ju tavatöö puhul, kontoris, tehases, laos, poes, need väljakutsed on ju tegelikult sarnased, eks ju, et need ei ole niivõrd erinevad. Aga mis minu meelest kuidagi ka esile selle virtuaaltöö väljakutsete puhul kerkib, on just see selline tunnetuse küsimus või see, et ma ei saa läbi ekraani nii hästi aru, kuidas see inimene ennast päriselt tunneb, sest ma ei näe nii hästi tema kehakeelt. Võib-olla selleks tunniks ajaks, kui meil on koosolek kokku lepitud, ta võtab ennast väga kokku ja kõik tundub justkui olevat korras, aga kas tegelikult ka on? Kuidas sulle tundub, Sirje? Absoluutselt ja minu käest ja meie uuringu sees ka ju tuli väga palju juttu sellest, et aga mis siis ikkagi nagu on erinev, et noh, tõesti, et kommunikatsioon, koostööoskused, need on ühtemoodi olulised nii virtuaalses töös kui ka tavatöös. Et see peamine erinevus, mis välja tuuakse, ongi ikkagi see, et kui midagi nendes asjades ei toimi hästi, siis virtuaalses meeskonnatöös või virtuaalses keskkonnas see tuleb nagu varem välja ja need probleemid võivad eskaleeruda suuremaks, kui need on siis, kui me oleme samas ruumis koos, sest nagu sa ütlesid, et me siin ei adu võib-olla nii hästi, kuidas see teine inimene ennast tunneb, kas ta sai asjadest aru, asjade selgitamine on keerulisem, me peame rääkima kordamööda, see võtab rohkem aega, me ei saa võib-olla kiirelt visandada midagi, vaadata sama joonist ja siis võibki juhtuda, et me lähme laiali teadmisega, et mõlemad said asjast aru ühtemoodi ja tegelikult me saame täiesti erinevat moodi aru ja me hakkame tegema neid töölõike ja lõpuks võib juhtuda, et mingi töölõik tuleb täiesti ümber teha, sest et me ei märka ka, et teine inimene või mina ise olen liikumas natuke vales suunas. Et see on tõesti nii ja juhtimise poole pealt ka on väga keerukas aru saada, kui üks asi on selline tööpool, et kuidas inimestel läheb, kui kaugel nad on oma tööprotsessides, kas neil on mingit abi vaja, siis teine pool on ka see isiklik pool, et kuidas inimestel üldse läheb. Et kas neil on liiga suur töökoormus, on neil eraelus juhtunud midagi, et neil oleks natuke vaja aega maha võtta või neid oleks vaja toetada. Et seda poolt on siin nagu oluliselt keerulisem aduda ja need peamised soovitused, mis me võime välja tuua, üks ongi juhtidele siis viia järjest enam ja rohkem läbi igapäevased sellised üks-ühele kohtumisi ja väga toredalt on siin ühe organisatsiooni Elisa tegevjuht öelnud, et kui COVID-i ajal ei saanud inimestega samas ruumis kokku saada, siis kahekesi võis ikka looduses jalutamas käia, et tekitada seda võimalust ikkagi nagu päris kontaktiks ka. Ja teine pool, mida me tegelikult töötajatena peame järjest enam õppima ja harjutama ja mis on võib-olla alguses tundub ebaloomulik, ongi see, et ma ütlen välja neid asju, mis vanasti olid kuidagi õhust haaratavad. Ehk et ma tulen sellele kohtumisele täna ja mul on võib-olla magamata öö, sest mu laps jäi haigeks ja siis ma ütlengi, et täna mul on natuke keeruline süveneda, sest ma olen magamata, ma olen väsinud. Et see võib tunduda algul väga imelik, aga kui sa seda järjest enam tegema hakkad ja märkad, kui palju lihtsamaks see teeb üksteisest arusaamise, siis see muutub ühel hetkel nagu harjumuseks. Ja kõik need asjad, et me näiteks töötame 2 ekraaniga väga tihti ja hiljuti just tuligi välja, et kui teine inimene sulle väga keskendunult midagi väga olulist räägib ja sina vaatad teist ekraani samal ajal või teed märkmeid ja vaatad maha, siis jääb teisele mulje, et ta võib-olla ei kuula sind hoolega. Aga tegelikkuses sa lihtsalt tegid märkmeid, sest sa olid väga keskendunud sellele jutule, et jällegi öelda selliseid asju välja, mis muidu oleksid tavaolukorras nii-öelda nähtavad, et sa ei peaks nendele eraldi tähelepanu pöörama. Et me hakkame läbi ekraani märkama hoopis teistmoodi käitumisi või kehakeelt, mida me tavakoosoleku laua taga võib-olla isegi tähele ei pannud, sest inimene oli ju füüsiliselt ruumis ja ju ta ikka kuulas, mis ma rääkisin, eks ju. Absoluutselt ja kuni selleni välja, et tegelikult kõik need ekraanid tekitavad ju ka väsimust päeva lõpuks, et kui sa oled väga palju ekraani taga koosolekutel, siis sa väsid ära
ja noh, siin on ka erinevaid soovitusi, et kuidas siis välja lülitada näiteks see enda kaamera, et sa kogu aeg päev otsa ennast ei vaata, sest noh, mõne inimese jaoks võib see olla see põhimotivatsioonitegur, et ta saab võib-olla siis ennast vaadata, nagu siin mõned on naljatamisi öelnud, aga tegelikkuses see ikkagi on väga väsitav, sest me ei ole harjunud niimoodi hommikust õhtuni kogu aeg jälgima täpselt, millise näoilmega me midagi ütleme ja kuidas me oleme. Sirja, mis soovitusi sa annaksid sellistele meeskondadele, kes on tiimi mõttes pidevas muutumises, et kui sa kujutad ette ühte sellist tiimi endale, kus on mingi hulk selliseid väga stabiilseid töötajaid, kes ongi täiskoormusega igapäevaselt selles meeskonnas ja on ka siis mingi selline mõnus ports inimesi, kes käivad aeg-ajalt selles tiimis. Ja nad on väga muutlikud selles mõttes, et üks päev tuleb üks inimene, teine päev tuleb teine inimene, nad tulevad justkui appi mingisugust rolli täitma. Et kuidas sellist koostöövormi kõige paremini toimima saada? Ja no see tegelikult läheb kokku selle tööampsu teemaga, aga on ka ilma selleta selline kasvav trend, et organisatsioonides järjest enam kasutatakse selliseid inglise keeles on see mõiste siis cross-functional teams, ehk et siis erinevatest osakondadest pannakse inimesi kokku mingisuguse projekti raames. Ja mina tooksin siin välja tegelikult või rõhutaksin seda sama, mis ka varasemalt välja tuli, et kui tööampsajad lähevad kusagile organisatsiooni, siis nad tahavad väga selgelt aru saada, et mis on nende roll, milline on see nende panus sellesse suurde tükki, et mida neilt oodatakse. Et täpselt samamoodi on meeskonnatöös, kui need inimesed tulevad kokku või tuleb uus inimene juurde, siis on hästi oluline juba eos võtta aega ja teha selgeks kõik koos, kes me oleme, mis on meie rollid, mis on ootused meie rollidele ja mis on kellegi vastutus. Ja kui selle jaoks võtta aega, siis uskuge mind, hiljem sellist frustratsiooni on oluliselt vähem, et tekib see rolliselgus ja tekib arusaamine, mida keegi peab tegema ja kui vaja, tulevad uued inimesed, siis tuleb seda uuesti korrata, et sellel uuel inimesel tekiks väga selge arusaam, et kus ta selles suures tükis, selles suures pusles nii-öelda sobitub. Ja samamoodi, et töötajad, kes on juba pikaajaliselt selles projektis, saaksid aru, et ahaa, et mis küsimuses ma täpselt nagu selle uue inimese juurde siis pöörduda võiksin. Ja ilmselt ei ole mõtet ka kogu vastutust ju anda tööandjale või juhile, eks ju, et ka see ajutiselt tiimi tulev inimene võiks olla ka ise julge minna küsima, minna rääkima, selgitama, et see on ikkagi selline mitmepoolne töö, et see hea sisekliima ja kultuur tekiks. Absoluutselt, et siin meie mudelis, pädevusmudelis tulevad täpselt samad asjad välja ja tuleb ka see, et see õigete küsimuste küsimise oskus on üks oskus. Esiteks muidugi julgus küsida, et siin varasemalt oli ka juttu, et inimesed kardavad läbi kukkuda, kardavad rumalana näida, et väga palju hirme on meil. Aga tegelikult, kui sa mõtledki korra ratsionaalselt järgi, et aga mis siis juhtuda saab, kui ma küsin selle küsimuse ja selgub, et mis iganes, ma saan selle jaoks vastuse või ma ei saa vastuse, need on need kaks asja, mis juhtuda saavad ja nii on, mitte midagi siin maailmas seisma ei jää peale seda. Suure tõenäosusega saan mina asjad selgemaks, saavad teised inimesed asjad selgemaks. Aga jah, et see oskus ja julgus küsida küsimusi, häid küsimusi, et tõesti see selgus tekiks, parem selgus sellest, mida on vaja teha ja teiselt poolt ka, mida on väga palju välja toodud ka täna ja ka muidu organisatsioonide juhid on välja toonud, et inimestelt oodatakse järjest enam sellist tõesti seda katsetamise julgust ja see proovimisjulgust. Et võib-olla isegi kui kohati on asjad natukene segased või ebaselged või ma täpselt ei tea, siis ma hakkan asjaga pihta ja ma proovin ja siis ma vaatan ja kui selle protsessi käigus tekivad siis küsimused, et siis ma nagu küsin ja toimetan edasi, et ma õpin läbi selle protsessi. See on selline ettevõtlik hoiak ja ettevõtlik nagu inglise keeles mindset ja seda tegelikult järjest enam siis oodatakse töötajatelt igapäevaselt. Juba veidi meie kohtumise alguses tegelikult oli juttu, aga tulen korra selle teema juurde veel tagasi, et me oleme täna olukorras, kus pool ühiskonda tinglikult öeldes saab töötada kodus, teine pool ei saa, eks ju. Mis nagu, ütleme, sellised tööd või valdkonnad on, mis Targade Ühingu või ka sinu enda sellise teadmise pinnalt võiksid olla need, mis oleksid järgmised, mis muutuksid paindlikuks, mida saaks edaspidi tulevikus teha
kodukontoris, Maltal, kus iganes riigis? No siin on nüüd niimoodi, et see väga paljuski sõltub sellest, et kuidas tehnoloogia areneb ja kuidas ta meid toetama hakkab, aga ühest küljest ka sellest, et kuidas me ise juhtidena oskame seda tehnoloogiat ära kasutada. Ehk et neid võimalusi, neid töid, mida me saame täna automatiseerida, neid tööprotsesse, mida me saame muuta, on oluliselt rohkem, kui seda täna tehakse. Ja seda näitas tegelikult ka Covidi aeg, et kui enne Covidit oli väga selged arusaamad, et teatud tööd, näiteks sekretäri töö on olla kohal, pakkuda kohvi, siis Covidi ajal, kui kõik läksid kodukontoritesse, see muutus, eks ju, et ei olnud vaja kontoris enam kellelegi kohvi pakkuda ja sekretäri töö hakkas hõlmama järjest enam seda, et pakkuda kõigile digitaalset tuge, et vaadata, et neil oleks olemas kõik litsentsid, ligipääsud, töövahendid, et see muutus toimus tegelikult väga järsku, aga me ei olnud selleks keegi valmis, keegi ei kujutanud ennem ette, et sekretär võib töötada kodust ja hoopis teistmoodi toetada oma töötajaid. Teine asi, näiteks ka tootmisettevõtted, kes on öelnud, et nad varem arvasid, et laotöötajad ei saa absoluutselt või tootmistöölised ei saa töötada kodust, aga tegelikult selgus, et teatud määral said küll, et mingisuguseid selliseid planeerimistöid sai teha täiesti koduselt ja siis selliseid töid, mis vajavad ikka tõesti füüsilist kohalolekut, kus sa ise oma kätega midagi teed, et sellel ajal sa siis oled nagu tööl. Aga ma tahaksin ka siinkohal rõhutada, et nagu ka siin on varem rõhutatud, et see paindlikkus ei tähenda ainult kohapaindlikkust, et paindlik saab olla väga erinevates aspektides, saab olla ajapaindlikkust, et on organisatsioone, kus pakutakse osadele töötajatele võimalust teha kodus tööd, kui nende töö võimaldab ja teistele näiteks selle asemel on suurem ajapaindlikkus. Näiteks 40-tunnise töönädala asemel on 32-tunnised töönädalad või mingisugune suurem paindlikkus valida ise, mis päeval ja mis ajal töötada. Siis võib olla ülesannete osas paindlikkust, et sa saad ise rohkem valida tööülesandeid, mida teha. Selles suhtes seda paindlikkust saab pakkuda väga erineval moel ja seda paindlikkust saab ka töötaja ise küsida erineval moel, et see ei ole ainult nii-öelda kohapaindlikkus. Jaa, see mõte aja, koha ja ka viisi paindlikkus tegelikult on hästi hea, millele võiks ka tulevikus tegelikult võib-olla rohkem aega pühendada ja mille üle arutleda, et täna me võib-olla nii pikalt siin sellest rääkida ei saa. Aga ma lõpetuseks küsin sinu käest, et mis Targa Tööühingu järgmised põnevad projektid ees ootavad, millest me juba mingil hetkel kuulda saame? Väga tore küsimus ja me oleme tegelikult nüüd panustamas järjest enam sellesse, et aidata meie Eesti inimestel, töötajatel siis kasvatada oma digipädevusi. Et meil oli sellel aastal tänu google.org ja Coursera toel siis võimalus 100 Eesti naisele võimaldada siis sellist IT-pädevusi tõstvat kursust ja me tegelikult selles suunas pingutame edasi, et ühelt poolt me tahame toetada järjest enam organisatsioone siis läbi mõtlemaks ja rakendamaks erinevaid paindlikke töövõimalusi, viise, aga teiselt poolt me tahame ka toetada nii organisatsioone kui töötajaid sellega, et aidata siis digipädevusi tõsta. Ja digipädevused on olulised absoluutselt igal erineval moel, et me oleme täna hästi palju rääkinud virtuaalsest meeskonnatööst, aga juba puhtalt selleks, et näiteks tööampse võtta GoWorkabit lehel, on vaja teatavaid digipädevusi, et sinna lehele jõuda ja seal navigeerida ja seal hakkama saada. Et me oleme selle võtnud enda südameasjaks, et neid digipädevusi aidata siis ühiskonnas tõsta.